Tere ja tere siis 5. jaanuari esmaspäeva hommikut. Ja endale üllatuseks Facebook tuletas mulle meelde, et mul on täna nimepäev. Tore, et meelde tuletati. Ise teadsin küll, et mul on 5., aga ei viinud nagu kuupäev kokku, et 5. jaanuar. Nii, ja täna siis loeme edasi. 3. aste. Vabanemine harknäärme läbi koputamisega. Nüüd tuvastanud oma kehas tardunud tundmused, oled sa valmis koputama harknäärmele, et vabastada või neutraliseerida emotsionaalne energia. Sa vabastad tundmused ükshaaval kordamööda. Koputades oleks hea, kuid mitte tingimata, öelda vabastan selle ja siis selle emotsiooni nimi nagu. Et mis selle emotsiooni nimi on siis nagu, et see nimistu panin ma teile sinna chati ülesse. Lihtsalt koputa 7 korda tugevasti ühe käe sõrme otstega oma harknäärme kohale. Seejuures keskendu sellest emotsioonist vabanemisele, tõmmates paar korda sügavalt hinge. Kui sa tunned vajadust, võid korrata sõnu. Läheb edasi, internet katkes, jäin lugemisega selle koha peale, et lihtsalt koputa 7 korda tugevasti ühe käe sõrmeotstega oma harknäärme kohale. Seejuures keskendu sellele emotsioonist vabanemisele. Et minul on nagu süü, näiteks siis ma ütlen vabastan selle süütunde. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja siis on süütunde kehast. Kui sa tunned vajadust, võid korrata sõnu vabanemine ja vabastamine. Vabastan selle süütunde oma kehast. Ütlen taas, et märksõna lausumine pole tingimata vajalik. Vabanemine või vabastamine. Vabastan selle süütunde kehast. Niimoodi peaks läinud. Selgitan nüüd sulle, kuidas ja miks see meetod toimib. Koputamine saadab energiaväe läbi su harknäärme, vabastades emotsionaalse energia, mis võib põhjustada kuskil sinu organismis plokki või tasakaalutust. Sul ei tarvitse teada, kus see nimelt toimub. Sinu vabastamiskavatsus ise on oluline, osa tegelikust vabanemisest. Sa tunnistad niisuguse tundmuse olemasolu, andes kehale loa see vabastada. Samal ajal, kui sa mingi emotsiooni vabastamiseks harknäärmele koputad, taastad sa selle näärme tasakaalu ja tugevdad seda, lastes sel tasakaalutusest kosuda. Sa võid haigutada, ohata, röhitseda või ilmutada muid tahtmatuid energia muutumise märke. Kui sa ei tee seda, siis pole ka katki midagi. Pärast iga vabanemist peaksid korraks peatuma, et keha saaks mõne sekundi puhata. Paar korda sügavalt hinge tõmmata. Ühe ainsa vabanenud emotsiooni energia võib vabastada sinu organismis ohtrat energiat ning soodustada sellest su harknäärme toimimist, nii et ära alahinda iga üksiku vabanemise väge. Võib-olla on sul iga läbielamuse puhul vaja vabastada 3 tundmust, kui neid võib sul olla ka 50
pole oluline. Sul võib kuluda 5 minutit, aga võib-olla pead nendega tegelema mitu nädalat. Kiiret ei ole. Kui kasutad lihase testi, küsi iga kord, kas selles loendis mainitakse energiat, mis on tartunud mu kehasse. Sellest siis kirjeldad seda läbi elatud energiat. Nii, nagu me eespool arutasime, sõnasta küsimus enda jaoks loomulikul viisil. Jätka selle läbielamusega seotud emotsionaalsete energiate vabastamist. Pärast iga 5 või 10 vabastatud energiat pea pisut vahet ning kontrolli tehtud enda peal, visualiseerides läbielamust, millega sa tegeled. Kui tunned ennast selle suhtes paremini, kas tunned ennast selle suhtes paremini? Kas pilt on puhtam? Kas su emotsionaalne laeng su kehas tundub vaibuvat? Kõik need soodsad märgid tunnistavad, et energia on väljumas. Kui kasutad uuesti lihastesti, kui su keha on juba vabanemas, saad lõpuks oma küsimusele vastuse. Vastuseks ei. See tähendab, et su keha on vabastanud kõik tundmused, milleks ta praegu suuteline on ning vajab nüüd töötlemiseks aega. Samuti võib see tähendada, et kõik tundmused ongi juba täielikult vabastatud. Võib nüüd jätkata 4. sammuga. Kui sa ei kasuta lihase testi, siis taipad intuitiivselt, millal on vaja peatuda. Kas on niisugune tunne, et peaks tegema vaheaeg? Kui sa läbielamust meenutad, siis kas tundmus või laeng on nõrgenemas? See tähendab, et oled vabanemas sellega seotud blokeeringust või tasakaalutusest. Otsusta oma intuitsiooni järgi, millal on aeg astuda järgmine samm. Pea meeles, et harknäärme testimine ja koputamise lõpetanud, kasutad sa veel emotsionaalse vabastamise võtet. Seega on sul aeg vabastada samast läbielamusest veel energiat, kui seda seal alles on. 4. samm. Tuvasta sisestatav positiivne energia. Samamoodi, nagu me vabastasime vanadest tundmustest, kasutades harknäärme testimist ja koputamist, sisestame me ka positiivseid tundmusi. Positiivsete tundmuste sisestamine on sulle abiks, andes kehale positiivseid emotsioone nende asemele, millest sa äsja vabanesid. Mulle meeldib mõtelda positiivsete tundmuste tuvastamisest ja sisestamisest kui protsessi lõpetamisest kehas. Ehkki negatiivsest energiast vabanemine on ilmselt oluline, võib mõnikord meid tabada tühjustunne või millegi puudumine. Kui kaotame midagi, mis on meil juba pikka aega olnud, hoolimata sellest, et me ei soovinud seda. Pea meeles, et mõtted ja sõnad on lihtsalt energia. Järgmisel leheküljel toodud positiivsete tundmuste loendi varal sa tuvastad ja sisestad need üksteise järel. Sa võid seda teha kas teadlikult valides või täpsuse mõttes ka lihase testi kasutades, et su alateadvus saaks valida täpselt selle, mida sa sel hetkel vajad. Positiivsed tundmused tuleb sisestada harknäärme testimise ja koputamise osana, kuid peale selle võid sa kasutada seda võtet ka eraldi oma üldvibratsioonide võimendina. Kui lõpetan seansid klientidega, siis sisestan neisse alati positiivseid emotsioone.
Kui sul on käsil lihasetest, siis esita oma kehale järgmised küsimused. Kas selles loendis on positiivseid emotsioone, mille sisestamine oleks mulle praegu kasulik? Jaatava vastuse puhul jätka järgmise küsimusega. Kas see on kirjas esimeses jaos? Ühesõnaga, need hargnäärme testimise ja koputamise, nüüd tuleb tabel nagu positiivsetest emotsioonidest ja seal on samamoodi esimene, teine, kolmas ja neljas jagu. Et ma teen need pildid ka, panen üles. Siis loetled ükshaaval emotsioone, küsid oma kehalt, kas see on see emotsioon. Jätka, kuni oled jaatava vastuse tuvastanud esimese vajaliku emotsioonini. Pane tähele, kui mõni loendis olev emotsioon sulle rohkem silma hakkab, siis küsi aja säästmiseks oma kehalt kõigepealt seda. Et ma ei hakka seda positiivsete emotsioonide loendit nagu üles lugema siin, vaid ma teen sellest pildi ja panen chati üles. Viies samm. Viies samm on sisesta positiivne. Kui oled emotsiooni tuvastanud, siis lihtsalt koputa tugevasti 7 korda rindkere ülaosas oma hargnäärme kohale. Seda tehes keskendu tundmusele. Hinga seejuures sügavalt ja see suunab need vibratsioonid sinu hargnäärmesse ning saadab positiivse energiaväe läbi kogu su organismi. Samamoodi nagu sa vanadest mineviku tundmustest vabanemisel võisid haigutada, võpatada või mingil muul viisil reageerida. Tunned ehk nüüd positiivseid tundmusi, sisestades midagi samasugust. Tavaliselt sisestan ma 3 positiivset tundmust, sest tajun intuitiivselt, et see on mulle hea. Siiski võid sa vabalt sisestada nii palju nagu heaks arvad. Hargnäärme test ja koputamist võib kasutada ka üldisemaks vabanemiseks. Näiteks võid sa oma kehalt lihastesti abil küsida, kas tohid vabastada teatud isiku, mingi eluperioodi, töökoha, suhete, hirmude või millegi muuga seotud vanad emotsioonid. See on küll hea test. Seda ma prooviks küll kohe järgi. Et näiteks võid kehalt küsida lihastesti abil, kas tohid vabastada teatud isiku, mingi eluperioodi, töökoha, suhete, hirmud. Mis on seotud minu emotsioonidega. Nii. Emotsionaalse vabastamise teraapia, EFT. See võte tuli mu ellu siis, kui ma seda kõige rohkem vajasin ja loodetavasti juhtub sinuga samamoodi. Kasutan nüüd seda sageli, paljudel eri viisidel, millest räägin hiljem. Esialgu aga õpime, kuidas seda kasutatakse teise võimaliku võttena töötlemata läbielamuste vabastamiseks. EFT koputamine toimib erinevalt hargnäärme testist ja koputamisest, sest me tegeleme töötlemata läbielamuste kui tervikuga, mitte individuaalsete emotsionaalsete energiatega. EFT aitab meil tegeleda eespool mainitud klaaskapsli paljude erinevate aspektidega. Selle võtte varal keskendume vähem individuaalsetele tundmustele ning rohkem tervikule, kujutistele, helidele, mälestuse detailidele ja muudele päästikuna toimivatele seikadele. Kui hargnäärme test ja koputamine ei nõua pingsat mentaalset keskendumist läbielamusele, siis emotsionaalse vabastamise teraapia annab meile rohkem võimalusi mõtelda kogetule ja keskenduda sellele sügavamalt. Teeme seda täiesti ohutult, ei ole vaja karta, et see kogemus põhjustab uue trauma. Emotsionaalse vabastamise teraapia kasutamisel kaasnevad protsessiga tõenäoliselt teadlikud arusaamad, kognitiivsed nihked ja meie vaatenurk oma kogemusse muutub. See võte on sageli südame
lähedane inimesele, kes soovib oma kogemust mõista või mingit lõppsõna saada, et sellega rahu sõlmida ja see selja taha jätta. See kõik võib juhtuda ka harknäärme testi ja koputamise puhul, kuid nagu sa peagi näed, annab emotsionaalse vabastamise teraapia meile võimaluse läbida see protsess aeglasemalt, teadlikumal viisil. Mõnda inimest rahuldab see rohkem. Kuna need kaks lähenemisviisi erinevad oluliselt, siis on nende koos kasutamine igati tõhus. Sel juhul saad mõlemast parima võtta. Nii, ja nüüd tuleb uus osa, mis tegelikult on emotsionaalse vabastamise teraapia. Et ma selle koha peal lõpetaksin ära ja teen uue lugemise.